No nii, tere head vaatajad, mis nüüd siis hetkeseis on ja kus ma nüüd olen ja mis koht see üldse on. Natukene siis jagan ka, kuigi ei ole sellist praegu kindlat videosüžeed, nii et kõik on nüüd edasi improvisatsioon, nagu ausalt öeldes kõikides meie videodes valdavalt on. Et improviseerimine on põhitegevus, käigu pealt asjade näitamine. Ja praegu kah on nii, et kõik on nagu juba paigas. Isegi on näha, et siin on nagu magatud, vastab tõele. Tegu on siis selle suure tipitelgiga, mis eelmine aasta ostetud sai, Hellsport Pasvik 10-12. Päris suur tipitelke. Nagu näha on ju, siis see on nii suur mõnus, et siia saab kõik oma nodi lihtsalt laiali laotada, hajutada, ei pea muretsema, et kas midagi ette jääb või on ruumi puudust. Et saab istuda niipidi, saab naapidi ja juba siin kütmist ka teinud, et 7 kraadi on sooja, ööpäeva ringselt, tuult ei ole, täiesti super ilm. Aga noh, ikkagi näed, ja sõpru on ka, et kus telki ahju seal sõpru ja need on sellised kaamera hullud, et ma nüüd ei saagi, ma proovisingi siin vaikselt filmima hakata telgis, aga no minu jutt oli liiga vali. Nad lihtsalt meeleheitlikult tahavad hakata ka sisu looma, filmima. aga ma pean nendega siin jah, natukene veel siis harjutama koos. Muidu seda kaamerat mul enam varsti ei ole, see ei tööta. Nii, nüüd kohe teavad ka, kus küpsis asub. Ilusasti mul karpi sisse ära pandud. Aga no jah, et küpsist ka kohe siis ega siin midagi. Näed, anname ühele poole. Palun. Sa tahad lillat, jah, siin on igal ühel on oma välja valitud mark juba. No, aga see ongi lilla, see ongi sellest lillast pakist. Peas, et sama, mis venna sööb, ega ei saa muidu. Jah, siin nagu on, et nodi, ladu. Eks seda varustusasja saab teil edaspidi lähemalt rääkida, kes uued vaatajad on. Noh, nii palju saan öelda, et näitan teile täna ka seda ahju uuest peast. Ja nüüd praegu näitan siin sellist ahju, mida on umbes 100 korda köetud ja endiselt töökindel sõber. Aga jah, nagu ütlesin, ilm on ilus, väljas on lehed, koht on selline. Võib-olla on siin käijaid teie seaski olnud, eelmine aastagi siin natukene telkisime, et oleme RMK Oore telkimisalal. Ja mis siis selle koha siis väga eriliseks teeb? Noh, esimene asi, siin on tõesti ruumi, tasasust, saab panna telke mõnusamalt. Natuke siin lohusala ka on, aga noh, pole hullu. Teine osa on need majad, 3 maja, kuhu saab sisse, ka vihma sajab, saab seal olla. Seal saab teisega oma madratsitega olla, ma pärastpoole näitan ka siin videos, et mis need lood on. Aga jah, mina siis tulin seekord selle suure tipitelgiga. No ega üksi sellega on luksus. Polegi vaja teist, aga noh, täna kuna teised saavad ka sisse tulla, istuda ja poisid saavad sees joosta ja siis sellepärast võtsin. Aga see väiksem telk on ka siin esindatud, Luxe Outdoor Megahorn 3, aga vot sellises toonis, mida ma ise esimest korda nägin täpselt valgena. Ja üks Lõuna-Eesti härra siis tuli ka esimest korda selle telgiga, mis alles sai pakist välja võetud, proovima. Natuke näitan ka teile. Siin esmalt praegu on kõik värskelt paika pandud, kõik on veel kena ja uus. Ahigi on ilus. See on muideks siis selline, et seda siis pealtpoolt värvitud vist ei olegi. Et ta ongi selline metallivärv. Minul oli ta alguses must, aga see must põles sealt maha. Ja seal on vahva uut moodi temust saadud tool, Moon Lens. Käib tiba teistmoodi juba konstruktsiooniliselt.
kokku ja lahti kui see meie näidatud. Noh, seda süsteemi kõik olete näinud. Siin omanik tegi ise endale veel sellise kõrgenduse, et siis on natuke mugavam ja soojus on natuke kõrgemal. Nibin-nabin täpselt mahub alla ära, on ju? Jah, lehva. ja noh, siin need laud ja kõik nagu olemas, et ideaalne ilmaeg hetk praegu esimesi katsetusi teha, valmistuda tormideks ja tuiskudeks ja lumehangedesse, siis platside kaevamiseks ja et see Luxe, ma teadlikult ei reklaami, aga noh, me saame öelda, kes on meie kanalit jälginud, siis oleme selle tipitelgis on otseses mõttes aasta ringi igasuguste ilmadega, tormide, äikestega, tuiskudega, lörtsidega, raskete lumesadudega, kõigiga oleme olnud, plusskraadidega, miinuskraadidega, et täitsa töökindel ja ei lagune. Nii et ega mina ei saa punkte, boonuseid mitte kuskilt, kui keegi ka tunneb huvi selle telgi vastu, pole kuidagi seotud, lihtsalt nii on. Vot. Muidugi jah, siis laagrielu ja koosolemiste juurest ei puudu maitsvad toiduelamused ja suur rõõm on, kui on alati ümber sõpru, kes neid teevad. Siis siin täpsemalt on valmis saanud üks pajaroog ja nagu te teate, et ega kui teine kutse tuleb ja ka ei reageeri, ega kolmandat ei tule. Ja mina reageerisin nüüd teisele kutsele. Näete, Kettler malmpott. Et noh, seda saab ju pahupidi ka panna küpsetamiseks. See on täitsa uus, jah. Väga vinge, siia saab sööd peale panna ja talle saab siis need nagu jalad siia alla panna. Et keerad tagurpidi selle kaane. Voh! Poisid, kas olete juba söönud? Jaa. Kuidas maitses? Hästi. See on hea. See on hea. See on suurane sööb. Okei, siis ma ka mekin ära. Nii, head isu. Aitäh. Lõuna on ka käes juba. Jaa. Kuigi ega viimasest söömisest palju möödas ei ole, hommikul alustasin mulgipudruga. Nagu ikka õige Lõuna-Eesti inimene. Muidugi Mulgimaa on meist kaugel, aga noh, see ei piira meid mulgiputru söömast hommikul. Isu on. Ja seal on meie auto. Tarko näeb seda kaamerast. Väga maitse, see on nagu selline, et nagu teate, et hoolt ja armastust on palju vaja, et teha sellist loodustoitu. Eegi peab tükeldama need keetmisprotsesse, tulehoidmisprotsesse. Ja hakkab süüa tegema. Ja kui lõpuks valmis on, siis on nii toitev ja maitsev. Poisid ka sõid. Ja siis anti vist neile šokolaadikreemi boonuseks siis magustoituks. Kaamera keerleb peas. Nii. Kaamera oskab keerata. Et valge telgi härra, siis valge mees valge telgiga pani ka küdema. Et hea mõnus sellised kodupuude põlemine uues sellises kenas. See on ta muidugi ette põletatud väljas ka, et isegi kuna ta nüüd ei olnud värvitud, siis ikka neid välispinnalt neid ahjusid töödeldakse kemikaalidega, et ennetada. Nad ju seisavad pikka aega kuskil ladudes, transporti peavad üle elama, niiskust võivad saada, et siis rooste ei hakkaks pihta. Siis alati tuleb igasugused ahjud väljas esmalt ära põletada ja siis alles sisse panna, sest kui sa tunned juba mingit lõhne, noh siis tunned seda peas ka juba uimasuse ja sellise tuikuva tundega, nagu oleks pilves. Aga neid kemikaale ei ole juba sisse hingata. Mida siis öelda, vaatame siis need majad üle. Ega siin on praegu meil selline rahulik olemine. Et siin lihtsalt jah, väikses seltskonnas telgime, äkki tuleb keegi veel ja ega siin muud midagi ju ei olegi tähtsat, et homme on pühapäev, eile reede ja võtan nüüd pealambi, vaatame siis maja sisud ka üle, et kes ei ole näinud või ei mäleta, siis noh, saab meelde tuletatud. Nii, sellel on jah siis üks uks, et sellel Luxel on ju see eelis, et tal on 2 ust, noh te teate juba.
eks ma ise käin selle väikse luksega, pruunivärvi luksega varsti jälle rohkem. Siis praegu siin nodi ajal. Aga äkki soovid krõpsu? Ei soovi. No näed, kui tubli poiss teab, et küpsist. Aga küpsist võtame pärast, sa juba siin vahepeal sõid. Teeme siis väikse ringi, Tarko. Vaatame majad üle. Näitame, kuidas elu siin on vahepeal muutunud. Ja ma muidugi nende majade ajalugu täpselt ei tea. Eks siin ole mingi metsavahi hoone olnud, eks siin vanasti, ma arvan, ikka ole olnud mingisugune, keegi ikka elanud taluperet siin. Et kes see nüüd täpselt kuna, kus ja võib-olla vaatajate seas, teie seas keegi teab, saab kommentaari panna. Aga võtame siis Armiteki kätte. Armitekist olete ka nüüd üksjagu reklaamvideosid saanud siin teiste YouTuberite poolt. Mina siis veel ei reklaami seda. Aga vot sellised vabakasutuseks lahendid, oma madratsid kaasa, magamiskotid, asjad, poisid saavad ronida. Et ja, kui ei ole muud lahendid, siis saab niimoodi hakkama. Vaata ettevaatlikult nüüd alla. Tubli poiss oskab, jagab asja. Ja siin ongi, teine on kõrval. Samamoodi 4 inimest, siis on see madrats ole siin igasugu elu näinud kindlasti, et võtke ikka oma asju kaasa. Ei tea, mitu kihti seal neid erinevaid prussakaid ja lestasid ja baktereid ja mikroobe ja kõiksuguseid on. Aga kuule, Tarko, lähme edasi, sa muidu ronid siin kõik läbi, siis me ei jõua. Ja siit saab ronida ka, kes on suuremad tegijad, ronivad laka alla. Seal on mingisugust nodi isegi. Ei hakka praegu minema. Ära saa, Tarko, ka roni sinna. Natuke liiga kõrge. Tarko ei lubata. Aga jah, siin on siis kenad ilusad varjualused. Ma ei mäletagi, kas eelmine aasta oli juba kiht peal. Vist oli, et nüüd päris kaugelt tunduvad need uued. Siin olen neid katuseid uuendatud, muidugi nüüd vist RMK tahab kõik uued katused teha plekist. Eks te olete ise ka seda näinud, et varjualustel on plekkatuseid. Aga mis mitte, kestab kauem ja ju siis ei pea nii tihti ehitama ümber. Näed, siin kõik jälle toimib. Ja selline hoone, kuulub ka selles kompleksi, saab te siin sees istuda. Eile läks väga napid meil, et Jürgensonid jõudsid tiba varem ja just vist mingi 10 minutit hiljem oli mingi suur lätlaste seltskond ka sisse saadanud ja tahtsid ka siin hakata sünnipäeva tähistama, aga vist otsustasid ümber. Et juba õnneks olime siin ees. Aga sellised majad ja täitsa vabakasutuses. Vaata kui pikk laud, hea soe ilm ka ja istud oled siin. Et siin on täitsa kihvte. Ja näete, oma telgi saate panna, väike poiss läks magama praegu, sinna ei lähe vaatama. Aga mis siin veel, siin pidavalt olema mingi metsavahi kontor ka omal ajal, aga siin on nüüd liivapõrand, siin midagi ei kütta enam, kõik nii on nagu on. Keegi eelmine aasta telkis siin liiva peal, aga liiva peal telkimine ka päris hea ei ole. Ja kolmas hoone siis, mingisugused aida rehehooned ja kuidas vanasti oli. Tegelikult siin valgust me väga polegi vaja näidata. Kõik on veel siin selline, et isegi mingisugune diivan on seal toodud. Natukene asju ümber tõstetud, aga saab täitsa olla. Siin on ka tegelikult ju võimalus ronida üles magama olema. Vot nii. Aga jah, siin on siis väike infotahvel ka, eks siis saate ise siin nüüd lugeda, kes soovib. Siin on siis näha visuaali, et me oleme siis sellel talualal siin. Siit tagant tegelikult saab edasi sõites veel ka Aheru järve äärde, kus on ka lõkkeplats. Ma ei tea, täna on sinna läinud juba vist 5 kalameest, autod ja paadid kõik kaasas. Et siin on selline olukord, suur järv ka. Vot, ja siit saate praegu lugeda metsavahi elust ja ametist, et
nüüd siin pausi peale panna, väga kihvt lugemine. Õpetlik, kui ise koha peal ei jõua lugema tulla. Noh, näete, siin kuu õrritada ka saate. Võt nii. Ja kus ma siis oleme? No olemegi siin, näete, valge ruudukene siin Valgamaa Läti piiri lähedal. Võt nii. Vot soojuskiirgur mõõtur, väga äge abiline, ma ei ole ise näppinudki. Siit saab ju nüüd näed ka järeldusi teha, et külje peal on 200 kraadi. Siis vaatan, et ahju peal on muidugi kuumem, 260. Kui ma selle plaadi pealt ära võtaks, siis on kindlasti rohkem. Otsas on, vaatame, 115. No ja see on nagu see teadmine, et talvel kestab rohkem sooja, istugu külgedel. Ja kestab nautida ilusat vaadet, istugu ees. Kuigi ma tean, et mõnedel ahjudel on ka külgklaaspaneelid nüüd olemas, seal Temus olen ka näinud või igal pool seal Alis või, et selliseid asju, aga siin saab ka siis käia korstna üle niimoodi täpselt vertikaalpikkuses sujuvalt, et näha, kus siis on kõige kuumem. Ja siis paned siit korstna peale kas või muna küpsema, siis väljapool on 74 kraadi juba, no näed. Aga ikka näppu vastu ei pane. Jälgid seda infrapunatäpikest, et oleks siidud 30 kraadi. Vaatame, kõige tipus on siis 22 kraadi. Vot, äge töövahend. Ja mis siis nüüd siin noorhärrale tehakse metsas või siis lõkkeplatsil kohe võileivamasinaga grillleipud? Täpselt jah, et noormeer oli kõht tühi ja no, oma laps vaata ikka annad süüa. Et nagu, see ikkagi see suguluse värk vaata loeb. Tarka palun. Keegi peab tulevikus ka vastupidi hoolt vastu andma. Ja. Kes praegu investeerib, see saab vastu kunagi. No loodetavasti. Keegi, kes mu vanadega arvab. Ja mina ei saa võtta kaasa võileiva grilli, kuna see EcoFlow akujaam üle 600 vati võimsusega asju ei luba kasutada, aga sellel on 687 vajab. See on 700 vatti umbes ümardatuna. Mina saaksin rösterid kaasa võtta, et jah, need kaasas kantavad akujaamad, et te võite ju seal ostes või valides ka seda vaadata, et mis ta see maksimumvõimsus on, missugused tarbijad te kasutada saate ja kas te saate piirduda resteriga või saate isegi võtta 2000 vattise kiirkeedukannu kaasa ja akujaamaga ära ühendada, et see on puhtalt teie valikute, rahakoti võimaluste küsimus, mugavuse küsimus ka muidugi. Kes see muidugi tahab võtta kiirkeedukannu kaasa siia? No, ärge võtke. Nii, aga mõtlesin, et natuke räägin teile tuletegemise optimeerimisest ka või siis sellest, et kuidas hästi mõistlikult, tasakaalukalt, targalt alati ressursse ära kasutada, et sooja saada. Esmalt, kui autoga käite, alati esmasoovitus peaks endal kaasas olema natukenegi mingit sorti kuivi halge. No, piisab sellest, kui ostad kas või sealt tanklast või võtad kodust, aga mis on oluline, sa ei pea neid kõiki ära kulutama. Ja selleks ongi see, et kuivaga saad sa esimese põlemise teha, et tekiks seda piisavat sütt, kuuma põlevat alust, et see kolle võtaks järgmisena astmena vastu siis metsamaterjali, mis on juba tegelikult siin praegu kuusk. See materjal siin on mul nüüd ette valmistatud, juba järgatud, kui püstine kuusk metsa alt ja siis kirvega tükeldatud, et natukene siis ette kuivatada või noh, nii-öelda ta ongi ju püstine kuusk on juba seest kah kuivem ja see, et okaspuu on, see ei ole väga palju üldse midagi määrav, põleb sama hästi, kui korsten on pikk ja kõik toimib. Ja sädemeid ei tule sealt, et ei pea võtma kodust meeletus koguses alati lehtpuid kaasa, kui ei ole seda alati võtta.
või kui ei taha nii palju kulutada kogu aeg nende kaskide ja asjade peale, see on muidugi väga mugav, aga saab ka teistmoodi ja see on see minu mõte. Et mina võtan alati mingis osa nüüd metsast, saen, kirvega tükeldan ja ega nüüd ma näitangi, noh, täna ma siin saagisin oma Stiili akusaega. Ega ta mul alati kaasas ei ole, aga noh, seekord sai kiiremini, et sellega mõnusalt hea toimetada ja kui aku saab tühjaks, siis laed kohe akujaamaga jälle täis, aga mul on muidugi käsisaak ka, et selles osas saab igat pidi. Ja jällegi, noh, ei hakka mina ka oma ahjus ära põletama seda, mis siin koha peal on, muidugi näete, siin on isegi lepamaterjali. Las see jumala eest olla siin, sest minu eesmärk ongi näidata lahendust, et kuidas saaks nagu parimal viisil, kui eriti kui autoga oled. Äärmisel juhul, kui endal kaasas pole lehtpuud, siis noh, on siin kuiva lehtpuud või okaspuud, vahet ei ole. Alustuseks on hea, aga siis on juba metsamaterjali peale ka mõistlik üle minna ja noh, siin mul on see selline kuuske. Et ma saakisingi sellised väiksemad klotsid saega, et neid on ka sealt ahju pealmisest avast hea panna, et vahest kui teen ahju ukse lahti, siis ajab selle suitsupahvaka välja, et see on vahest selline miinus, et ma ei ole aru saanud see tõmmete probleem seal. Aga teistpidi, kui tahad sellist puhtamat pealepanemist, siis on mul see vähemalt lihtsam, ma panen sellise klotsikesi ja no kirvega siis siit saabki tükeldada ja siis on jälle see halukande alus allapanuks. Ja siis need ma panengi sinna kõrvale kuivama, mis nüüd ahju kõrvale, juba eelmised on kuivad suht, eelmised panen siis peale, siis need märjad lähevad siis uuesti kõrvale kuivama, et siis paari ahju koldega saaks need kah kuivemaks ja põlevad jälle ja annavad sooja. Ja muidugi talvel on niiskust vähem, siis on see metsa surnud puu püstine ka veelgi kuivem ja veelgi põlevam. Vot nii, nüüd see targutamine saab läbi. Aga ega siin midagi. Paneme siis asja käima. Ütleme, et jällegi teine teema, ega see tuha kogus ei teki siia väga kiiresti. Üks asi veel, et seda tuhka siia nüüd nii kiiresti ka ei teki. Et ma tellisin ka ühe väikse sellise tuhakühvli. Praegu pole kaasas, aga noh, näiteks talvel kütad seal miinuskraadidega päev läbi ja siis öö läbi, järgmine päev jätkad. No siis nagu hakkab vaikselt see tuha kogust nagu häirivalt palju olema juba, et peaks nagu tühjendama, aga siis on ka võimalik korra see korsten otsast ära tõsta, kõrvale panna, käia kiiresti põrsega väljas tühjendada või on siis sinna väike armas kühvlike, mille järgmine kord kaasa võtan. Aga siis see süütamine minul on kõige mugavam süütamine nüüd tänu kallile preilile, kus ma nüüd paningi. Ah jaa, preili vaatab mind kodust, temal on nüüd muid asjatoimetusi, linnatoimetusi, et tema siis seekord kaasa ei saanudki tulla. Aga tänu kallile preilile on minul olemas sellised asjad, süüteroosid. Nii et kõik, kellel kodus on need munakarbid alles jäänud siis ja küünla mingi jupid, jumala eest, võta kuskilt mingi vana pott, mine käi lõkke peal, lase need kõik küünlajupid vedelaks. Natuke meisterdamist, ei pea olema ilusad roosid, võivad olla mingi kandilised ka ja jumala hästi põleb ja kestab ja saab kiiremini lihtsalt mugavamalt süüdata. Kaasas on nüüd see plasmasüütaja ka. See tegelikult ka veel täitsa toimib siin soojemal ajal, et miinuskraadidega hakkab lolitama, aga praegu täitsa okei. Proovime sellegagi. Panen siit need nurga pealt. Jaksiga saab paremini. Aga noh, vaatame, kas sellega ka saab. Noh, huvitav.
ta nüüd nii efektiivne hetkel ei ole. Et kui ei saa selle plasmasüütajaga, siis saab Jaxiga. Et sellisega. Ja nüüd rohkem pole vajagi. Põleb, kestab, väga hea. Super lahendus. Vot niimoodi. Läheb siia veel siis üks peale ja ongi see esimene käik sisse pandud. Kindlasti märkasite ka, et miks mul on veel nii palju lehti siin all maapinna peal. No esiteks, las ta olla, ilus, mõnus, sahiseb, kena, kuiv on ka. Teiseks, et miks siis siin on, et tuleohtlik. No ütleme, et nii ja naa, eks ma olen natuke ära võtnud. Samas ma toon hea näite, ma olen siin teinud nüüd juba mitu pikka põletamist. Ja kui ma selle käe alla pistan, no siis ega siin mingisugust süttivat materjali ei olegi väga tekkinud või nii-öelda näha, et nüüd on tume ja must, oleks nagu kärssant. Et ega seda kuumust esiteks siit allapoole nii palju ei kiirgagi. Ja talvel muidugi, et selles mõttes, miks ma räägin, et see tulekinder riie ei ole nüüd nii väga oluline. Minul on ta hoopis sinna pandud ja ta on täppiline sellepärast, et ta on selle risuliidi all valdavalt olnud, kus ta on tõesti intensiivse kuuma all. Aga siin on praegu see, et ega need lehed võib ära võtta loomulikult, aga ega need midagi haisema nad pole läinud. See on esimene etapp ju. Tunned, et kärsa haisu, et miski hakkab juba nagu kahtlane. No siis peadki reageerima. Aga praegu on okei ja eriti talvel, no mis siis talvel on pigem jäätunud maapind, sinna paned selle ahju peale ja parim saavutus, mis siis on see, et telgi ahjualune ja kõrval on natukene siis üles sulanud. Aga siin mingisugust siis valdavat ohtu nagu niimoodi praegu ei ole, lehed on suht märjad ka. Ja noh, mis siin veel tarka, praegu ei ole vinguandur tähtis üldse, et kõik maapind käib läbi, õhk käib läbi, mul on veel eraldi õhustus seal. Aga talvel, kui on soov ju, kes on kaugemad, pikemad vaatajad teavad, et näiteks üle-eelmine aasta oli talverohke talve, siis sai kõik tipitelgi välisäär lumega ka ära isoleeritud, et soojakadu oleks minimaalne, ülevalt kinni, krae korralikult kinni ja siis ongi nagu selline tunne, et kus õhk tuleb ja kui ma nüüd selle ahjuga lähen magama ja natukene mingi vingu veel on sees, no siis tekib see probleem, et äkki või on vingugaasiandurit vaja. No siis võiks isegi olla, sest iga ahi on natuke erinev. Sellel korstnal, temukorstnal ja nendel Hiina korstnatel on küll see teema, et siin on see vaheklapp sees, millega saab reguleerida siis põlemisintensiivsust. Näed, praegu põleb hästi, keeran natuke kinni, kohe need hakkab kustuma ja siis on näha ka, et hakkab suitsu tulema. Et sellega mina tegelikult reguleeringi põlemiskiirust, aga see klapp ei ole nüüd nagu maksimaalselt kinni ja lahti, et siin ketas sees, selle korstna toru sees olev ketas ei ole nagu diameetrilt sama, mis on korstna läbimõõt, siis sealt ikkagi läheb seda suitsu külgedelt üles, et päris ohtlikku olukorda nagu ei ole võimalik ka tekitada. Muidugi, kui sa paned ahju maksimum täis ja siit paned kohe kinni, siis sa peaksid kohe nägema, et siit hakkab tulema suitsu, no siis muidugi. Aga ohutus eelkõige ja kõik ahjud ja korstnad on erinevad, siis suitsuandur talvel kindlasti, kui sa tahad maksimaalselt isoleerida, sooja hoida ja siis võib olla siin ohte. Ja suitsuanduritel peab kindlasti, mina soovitaks sellist, ma räägin nüüd mitte suitsuandurist, vabandust, vaid vingugaasiandurist. Vingugaasianduril, millel oleks siis nagu ekraan ka. Ekraaniga vingugaasiandur on lihtsalt informatiivsem, sa näed ära ka, kui reaalselt mingi number hakkab ülespoole liikuma, et sa ei pea ootama seda mustvalget hetke, et kas nüüd on midagi või ei ole midagi, et ekraan hakkab sul vähemalt mingit infot ju valguses andma, isegi kui ta ei ole nii ohtlik tase veel.
et seda nagu põnev jälgida, et jälle, kes teab, jälginud üle-eelmise aasta videodes, kui me esimene talv telkisime, seal on neid näiteid küll ja küll. Vot nii, vot natuke jah, selline lobisemise video sissejuhatus hooaega, et teie ka võib-olla vaatate seas, plaanite, et vot see talv nüüd lähen ka esimest korda või siin külmal ajal soetaks ka ahju ja telgi ja nagu meil siin üks härra, kes ka vapralt toredalt meiega liitus seekord, et temagi esimest korda, aga noh, see on ju positiivne hobi vaheldus, aga noh, väiksed nipid, trikid käivad siis selle juurde. Et miks mitte teie ka, vaatajad, kallid vaatajad, et võib-olla te kõik ju veel ei ole jõudnud sinna maani, et ise ka minna, siis teate vähemalt, et millega arvestada ja no, küsimusi võib alati kommentaari ka panna, vastame, täpsustame või siis meie varasemaid videosid vaadata, et selle ahju ja tipitelgiga telkimistest on siin kanalil, oh jumal, ma ei tea, mingi 40-50 videot, et keda huvitab talvel või sügisel või kevadel, lumerohkel ajal, vihmasel ajal, et kuidas me ahju ja telgiga ellu oleme jäänud ja mida teinud, siis otsige siin ajalugu küllaga. Meil on siin ju vist, ma ei tea, on jumal mingi 250 pluss videot. Vot nii. Aga jah, vot selline väike info veel. Et jah, lühemaid tegingi selleks, et siit nii-öelda pealt, kui on see söötmisvõimalus sisse panna. Noh, mul praegu päris ahi täis ka. Et see esimene materjal ka veel siin põleb. Aga jah, siis ei pea ust lahti tegema. Ja siit mina väga palju ei reguleeri, sest ega see väga palju ei ole nagu selle ahju puhul seda õhuvoolu tugevust nagu muutnud. Ta ongi mugu ühes režiimis. Tihtipeale ega ta ka väga hästi enam ajas ei taha käia. Pigem on jah, selle vaheklapiga kõige paremini saab reguleerida. Tahad optimeerida seda põlemist, et noh, näiteks paned kuiva puud, tunned põleb hästi kiiresti, palav hakkab, no aga no mis sa seda palavust enda sinna teed ja teine probleem, et noh, põlebki kiiremini ära ka, pead jälle peale panema, kui ei ole enam varsti midagi peale panna, oled seal kuskil metsas või lõkkeplatsist, noh, ka jama. Et siis optimeerima seda põlemist tugevust, kestust, et selles vaates. Vot nii, aga jah, ja kui nüüd see video nüüd liiga pikaks saab, siis teate, et pange pausile. Nädalas on 7 päeva, kas või siis panete 7 korda pausil, iga päev vaatate midagi natuke. Et võib-olla ei jõua jah, kiiremini videosid teha. See nüüd tuleb veel siin GoProga ja vana arvutiga, et siin nüüd uus arvuti on mul juba vist välja valitud, ma pean ta ära ostma. Ja siis seikluskaamerat peab lihtsalt ootama, kuni ta turule tuleb, et äkki tuleb siin novembris. Mingised infokillud kuskil seda vihjavad. Aga kes seda jumal lõpuni teab? Vaat nii. Jah, ega vahepeal on nii, et kell hakkab 5 saama ja väljas läheb juba pimedaks, hämaraks. Mis seal ikka? Mida siis veel? No, toidu tegemine on selline nagu ta on, ega seda tead isegi panni ja ruumi on, et mul on vaja isegi väiksemad pannid kaasas, siis mahub pott ja pann ka kõrvuti. Ja soojaks ma ajan vahest ja vett lihtsalt panen kruusiga siia peale ja ta läheb juba iseenesest, et kui kannu ka ei ole, siis saab hakkama. Teine vahva asi, mida te võite endale soetada, on sellised näpitsad. Noh, mul on siin see valgusti praegu üleval, vot selline näpits sealt Hiinamaalt. Et praegu on see toru, on see näpits jaoks natuke liiga jäme, siis ta lähebki niimoodi pindmiselt see ümber ja kergema asjaga saab ta hakkama. Kui ma jopet siia riputaks praegu, siis ta kukuks alla. Aga enamik teisi tipitelke on peenema toruga ja siis on hea nagi. Märja jope saab kuivama panna keskele ja ahju juurde. Või siis hea riputada, ei pea kuskil vedelema, kui on vähem ruumi. Aga siin ega midagi, noh, näete, mul on siin kanakest veel ja ega siin vahest laagri all ja
teistega toimetades ei hakkagi midagi suuremat tegema, läheb mulgipuder, natukene tomatit kõrvale ja sobib. Nii, kõht on täis, igasugu söömisasju ei hakanud siin nii palju praegu näitama, seda tulete näinud küll ja küll ja näete kindlasti edaspidi ka, kui teen sellist natuke jälle üksi askeldamise, videot, kokkamise ja muu toimetusega. Aga jah, pann tuleb alati puhtaks teha. Hea on teha, määrdunud pann, natukene vett põhja, natukene siis pannilapi taga siis või lusikaga, mis iganes on kaasas, hõõrud, saad puhtaks lapikesega, kaltsulapikesega üle. Järgmiseks korraks jälle tipp-topp valmis. Ja nüüd kas midagi lähengi, paningi ennast natuke jälle paksemalt selga, mütsi pähe, et lähen siis ka seltskonda tagasi. Et siin meil täna väike selline olemine. Oot nii, kaamera jätan telki. Kohtume varsti. Ka pealt ära võtta või... Ai, see sobib. Jaa, no näete, nüüd vahepeal võtsin hoopis telefoni kätte, nagu lubasin, jätsin kaamera telki, aga see ei tähenda, et mul telefoni kaasas ei ole. Alati peab telefon kaasas olema ja siis siin naabri äärel on ka mõnus olemine. Selliselt näed valgustus, ka vingugaasiandur, millest enne rääkisime, see on alati, võiks olla kaasas. Siis nüüd vaatame, näete, kuidas punetab, kuidas ahi punetab ja nüüd siis teeme siis väikse mõõtmise jälle ja ahju pinna peal on 450 kraadi. No kujutage ette praegu. Ja mina siin istun kõrval ja ma tunnen sellest vähemalt, minul on siin umbes 40-50 kraadi juba enda juures, külje peal on vähem. Ja no vaatame siis korstend ka, korstenoise esimene korstnasektor on 400, teine korstnasektor on juba 290, vaat kus see jahtub, aga väga mõnus, äge mõnus olemine ja siis siin härral on ka voodi, siit ei ole näha hästi, aga nüüd ongi see valge Lux Outdoor tipitelk on seest ka heledam, ja siis teeb ka selle ruumikamaks, et meil on pruuni värvi, siis on tead tumedam ja siis on natuke nagu pressib peale seda seina rohkem. Ja siis on selline hele ju ka peegeldab soojust tagasi, ehk siis talviselt hoiab paremini seda sooja. Vot selline väike infokene siin, me nüüd natuke oleme edasi. No tere hommikust või päevast või õhtust või tööjärgset aega või head isu või hea tööd või ööjärgset hommikut. Meil on jälle siis üks öö kirjas ja ilm on õnneks olnud väga hea. Eile ega muud ei olnudki, ajasime lõkke ääres juttu ja kui seltskonda jagub, siis tulebki olla seltskonnas. Eks neid üksi telkimisi ja toimetamisi, neid saab küll ja küll olema. Ja edaspidi ega teile ka, et kui teil huvi kellelgi telkida, aga ei taha üksi telkida, siis Facebooki kirjutage otsingus näiteks sügislaager, talvelaager, kevadlaager, ripplaager, et noh, olete videodest näinud küll. Et siis on see hea võimalus tulla seltsi ja oma uued telgid, ahjud ja kõik ära katsetada teistega koos. Nii-öelda, jah, julgem, kindlam ja nõuandjaid ka kõrval. Targutajaid ka muidugi. Et jah, selliselt ja siis nii-öelda vaikselt kõik, kes on liitunud, pakivad. Mina veel siin ka naudin seda pühapäeva, et kell nüüd palju ei ole, kell on 9 läbi. Ja teen vist võiks väikse eine, käib asja juurde, eriti kus ahi on sees. Vihmaga on alati nüüd nii, et praegu vihma ei hakka veel sadama õnneks, radarit vaatasin, aga noh, vihmaga õnneks kui ahi on sees, siis kui ära sajab, siis saab veel ära kuivatada, sest pool tundi ja
soe ahi kuivatab sellega juba ära. Aga kõige hullemad on need korrad, kus vihm ei jäägi, ei jäägi üle ja siis sajab, aga kella peal on vaja ära minna ja siis tuleb see kõik märg asjandus, on hästi suur ju tegelikult, suur pindala. Tuleb pakkida kaasa suurde kilekotti, ma siis teda ei panegi originaalkotti, vaid mul on see suur kilekott ja läheb esimeseks 8 päevaks mul lihtsalt korteris malmvanni. Õnneks on malmvann veel alles, saab ta seal olla ja siis, kui enam nii väga palju ei nirise mul parketi asja peale, siis ma panen ta selle pesukuivatuse resti peale kuidagi või siis rõdu peale, et ei on paras nikerdamine. Nii suure telgiga ei ole ka väga nikerdante. Aga praegu on kõik tipp-topp. Korstna pikkused peavad olema alati piisavad, et siin Lõunamaa härral oli ka esimene katsetus ja siis eile vaatasime küll, et korsted nagu peaks jaguma, aga tegi ikkagi mõne sädemega võttis süütus ära telgilt ja nüüd siis järgmiseks korraks vast selline paar sektorit juurde igaks juhuks, et selles mõttes pole hullu, et see korsten võibki ju üle tipu olla, tipitelgil kas või meeter või 1,5 või et pole ju vahet. Võt nii. Aga jah, vot sellised lood siin maal. Ega mis siin ikka enam, ma arvan, et üksjagu juttu teile siin see video nüüd hoopiski saanud ja usun, et äkki ka sellist asjalikku, mida kõrva taha jätta, meelde jätta ja ikka küsimuste puhul kirjutage. Ja eks mina siin veel natukene olen ja mõnulen, et varsti peab ka asjad ära pakkima. Et õnneks radar näitas, et ei tule veel seda pilve ja kütan siin veel. Mis te veel tahate näha, näitan. On ju nagu ehtne horrorfilmi ahi. Selliseks lähebki see vapper põrsas. Visuaalselt ainult, kui sa lähed temaga juba 3. hooaega vastu võtma, et pole mul midagi halba öelda. Tõenäoliselt see hooaeg ka terve talv temaga jätkan ja mul on üks varuks ka ostetud. Selle ma ise tellisin siis 2,5 aastat tagasi kuskil ja sealt AliExpressist. Ja teise võtsin Temust nüüd. Need on siis sellised varuks. Aga mis siin ikka kestavad. Lihtsalt konstruktsioon, lollikindel. Vot. Aga mis siis ikka, teen veel väikse teinet ja väikse sooja jookikese ja ega siis ka siin paralleelselt pakin kõik asjad ära autosse ja siis ka siin nii-öelda ikka lõunapaiku, kell on nüüd 10, lõunapaiku teele. Aga teiega kohtume nüüd ekraanil ja järgmine kord uuesti kuskil seiklusel. Tšau, tänud vaatamast ja ikka olete alati oodatud tagasi tulema.